noh, selle seeria siia tulles on minule isiklikult võib-olla kõige raskem ausalt öeldes ja lühidalt kokkuvõttes 13. aprill ju me alustasime TTÜ-ga, alustasime seeriat, täna on mitmes, 11. mai, 13 ja 11. Mängitud siis selle aja jooksul 10 mängu. Ma just mõtlesin siia tulekul, et muidu me oleme tagunud nädalas 1 mängu jaanuarist kuni märtsi lõpuni 12 mängu. Nüüd tuleb meil siis kuu aega 12 mängu, kui tuleb 12 või 11. Ja noh, tihti peale nagu niisugused momendid on võib-olla mulle kui treenerile alati kõige niisugused, noh, kui meeldivamad selles plaanis, et nüüd on treenerid, noh, mina arvan kõige rohkem vaja meestele, kes ei jaksa eriti enam ja kes tegelikult jaksavad nii vägevalt, et 30 minutit on niisugune tunne lööb välja kartus, nagu et äkki kurat paneme ära ka veel mängud ja et ei tea, mis nüüd juhtunud on tead ja et ma igal juhul müts maha, need vennad jäävad mul küll surmatunini silme ette, kes täna siin kollaste särkidega lippavad ja teades kõike, mis siin on käinud vahepeal ja mis alles nüüdki käis jälle tead ja kuidas nad võitlevad ja teevad, siis noh, see oleks nagu niisugune esimene emotsioon. Ja teine, mis puutub, ütleme, puhtmängulise poole peale, siis meil on iga kord ka, noh, omad kindlad plaanid olemas ja poisid nagu nendest peavadki kinni, aga neid on teatud asju nii kuradi raske hoida. Nagu näiteks esimene 10 minutit, eks on kokku lepitud, et me mängime pikemalt ja paneme neid nagu rohkem tegema otsuseid ja nagu nägite, me võtsime jube kiirelt viskeid, eks. Need kohad olid olemas, nii me oleme terve hooaeg mänginud, jube raske on muuta seda hetkel. Kaasa arvatud ka Vamm ja Martin panid hästi ruttu peale ja sellest see 40. seis, aga nii nagu läksid asjad parlaksi, nii ma tundsin kohe, need poisid on, noh, ma endiselt ütlen, et see ei olnud juhust, et me need 2 võitu saime ja noh, ma ei tahaks öelda, et me nüüd lähme seda viimast kaotama, aga nagu teate, küllaltki raske on sellist seisus minna ja teades, et nii palju on siin taga olnud just neid noh, positiivseid momente ja vot niimoodi, nii et kokkuvõttes ma jäin nagu rahule nagu poiste esitusega igal juhul. Ei, ma ei olnud reedeks midagi, Martiniga oli kokkulepe, tal jalad on nii valusad ja noh, sellel mehel on nii suur süda, et poisid ei teagi, kui suur süda sellel sees on. Ja ma ütlesin talle, et sa ei mängida, las ta nüüd ikka elab oma jalgadega edasi natuke aega. See, et üks mees tuleb meeskonda aitama ja räägin teile ka, mis ta saab selle eest. Ma teile selle räägiks, siis te tõesti riputaksite meile need kullad kaela. Aga okei, see selleks. Ja Anderson on lihtsalt praegu, ta on juba nagu vormist väheke väljas ja plaan on jälle Raadikut tahtsin kangesti panna. Kaldriga läksin, ei saanud kõige paremini minekut, aga Raadikut tahtsin ja proovin siin ka nii, et selline jah, see seis on. Aga mis variante sa üldse nagu sa näed reedeks, et on, ma saan aru, Saar ütles, et tema on valmis ka reed ikkagi mängima, eks ole? Peep, ma olen valmis selleks, et me mängime kõva mängu nendega, mõistad, ma ei lähe kunagi nii, et võidame, aga me mängime kõva mängu, mõistad sa. Me mängime nii kõvasti nende vastu, kui me suudame hetkel. Mul ei ole nii, et ma plaanin ka seda kaotust või võitu. Ma tänagi läksin nii mängima ja ma nagu mõtlesin, et siit käiakse nagu teerulliga üle, aga noh, ei käidud, noh. Nagu te isegi nägite, 3 veerandit tulid niuke nagu oli, noh. Mul tekkisid igast imelikult tunded peale, mis nüüd on siis, noh. Kas nad teevad meelega või ei tee meelega või ma ei tea. See nagu nende teha. Eks ma olen nii kaua olnud, 27. kevad lõpeb treeneri, ma olen kaotanud 70-ga ka, 50-ga, igat püüdi olen kaotada. Aga tulla siia Karukoopasse ja võib-olla siis tõesti meil on ikkagi olemas ka üks kõva veel meeskonnaliige, see on need kollased särdid, kes istuvad ja meid üldse maha ei jäta ja vähemalt siia maani, nii et see paneb poisid nagu tegutsema, aga see on mulle uus kogemus ja see, ütlen ausalt, annab mulle innustust juba järgmisesse sügisesse, nii et ma ei saada, ütlen kohe välja, et ei, ma ei oleks tahtnud teda nüüdki teada, aga ta oli eilegi käis kohal ja õlitas ja oma jälgu ja värke ja kujutage ette, mees tuleb kohale.
ja siis poistega koos olla.